ja saame siis tervitada siin uhkes üksinduses naiste mõttes Merili Sirvel. Palju õnne sulle. Siit tuleb Rakvere rattamaratoni võit. Merili Sirvel, palju õnne. 24. Rakvere rattamaratoni võit on käes, et räägi siis, kuidas oli? Aitäh! No mulle tundus, et ma alguses vist võitsin natuke liiga tagasi, et ma jäin seal meestega, kes ei olnud võib-olla nii koostöövalmis ja kruusa peal tundus, et nad ei liigu nii hästi kui mina isegi. Aga mingi hetk nad hakkasid tööle ja siis hakkas vihma sadama, siis läks rada libedamaks, et oli vähe põnevam. Aga lõpp oli raske. No näost näha, et lõpp oli raske, et kiskus ikka poriseks, et see vihm, kas see tänane vihm tegi ilmselt nii palju hullu, et tegi raja päris poriseks? Jah, kohati oli metsa vahel ikka väga libe, et oleks pidanud rajalt välja ka peaaegu minema, aga õnneks ei juhtunud midagi, et sõitsin kindla peale. No eks neid kukkujaid täna on, kellel esi- või taguratas alt ära läheb, et see on paratamatus sihukese ilmaga. Aga vahed on ikkagi päris pikad, et Grete Stenburg tuleb teisele kohale, on sihuke 2-3 minutit maas, temast veel kord Janelle on veel paar minutit maas, et mis nii suured vahed tekitab, kas ongi see raske rada või Rakvere rada ongi selline, et siin tulevad paratamatult pikad vahed sisse? Ma arvan, et raja tõttu jah, et see on küllaltki füüsiline rada, et tõusu on küllaltki palju. Ja tekkisidki sellised hästi väiksed pundid, et sealt ühest pundist teise jõud on päris keeruline, et siin on algus väga oluline. Et tuleb väga kõvasti siis alguses gaasi peal hoida, et saaks Emumäele juba heas pundis ja sealt edasi on juba alla mäge põhimõtteliselt. Jah, põhimõtteliselt. Igal juhul Merili palju õnne. Järgmine etapp on meil Kossa-Seitsmejärve rattamaraton, et on särgi kaitsmisvõimalus, et tundub, et vorm on hea. Jah, olen kohal. Loodan, et õnnestub särgi kaitsta. Jõudu, jaksu! Aitäh!